Nagu staadioni teadustaja Tölpus andis teada, siis paluti Serka väljakule. Serka palutakse väljakule sel lihtsal põhjusel, et legendaarne Serka Vassiljev tähistab täna oma 48. sünnipäeva ja naiskonna kapten Maive Jürman talle kingituse üle annab. Soe ja siiras žest Serkale tehtud. Palju õnne, Serka! Ja avavile on kohe kõlamas, ta on kõlanud ja pall on mängus. Vaatame ära siit paremalt äärerünnak Kalevilt ja Angela Söödilt kohe esimene tõrje, suurepärane. Ja Teisi Toomsalul mõistetavalt ollakse väga tihedalt küljes. Maks üritab tsenderdada ja nüüd hästi kukub sealt pall Kalevlanna puutest. Aga nüüd pahasti jääb palli alt, lendab läbi Mari-Liis Rikkinen, tuleb paremalt äärelt tsenderdus, Angela Sööd, suurepärane tõrje, teine juba selles mängus ja Juhandi annab palli. Tuleb halvasti välja Soomets, kemi kohta see näitab. Kõrge tsenderdus kasti ja hüppas nurgalöök kasti minemas. Taas kõrge, taas kasti keskele, Treibergi otsitakse, Treiberg saab ja murrab sealt läbi Anett Joand ja Anetil on ka hea löök, aga Jonna Soomets on hästi valmis maha, aga nüüd on Põlduril võimalik tormata 1-1, jääb palli peremeheks ja peale lööka tuleb ja esimene nurgalöök. Kalevi mängijad leiab läbisööduga Põlduri väga hästi, aga sätib ennast ja hästi leiab Anett Joandi, Joandi võtab ette. Anna-Liisa Joandi mängib hästi mööda kastis nüüd ja suurepärane pealelöök, aga toob ära alt nurgast selle Kalevi väravaht Jonna Soomets. Koht ja tsenderdus tuleb värava peale keskele. Angela Sööd sellest olukorrast väljas ja sellest jätkuolukorrast lööb Šilina, kes hetked tagasi ütles, et ma nii väga tahan lüüa lõpuks selle väravaga ära ja Lehtmetsa tsenderdusest alanud olukorra lõpuks siis Šilina Kalevi poolt nii kaua oodatud 1-0 juhtväravaks. Palliga leiab Anna-Liisa Joandi, aga teda on ka Kalevi mängija atakeerimas ja muguline pealelöök tuleb siit veel Joandilt. Kohusetundlikult seda kaitsetööd seal rassimas, aga jääbki lõpuks olukorda hiljaks ja viidakaselt pealelöök ja 2-0. Ja taas paremast äärerünnakust saab see olukord alguse ja taas tagumises väravapostis on katteta mängija, kes palli väravasse toimetab. Et piimhappe juba lihastes, aga siit tuleb väga lihtne värav Kalevile, täiesti markeerimata jäetud karistusalas Ljubov Maksimova.